USA sõjavägi pandi just kõrgeima valmisoleku seisundisse, kuna ajalooline jahmatav rahuleping on kinniste uste taga lõplikult vormistamisel. Vaid mõned tunnid pärast seda, kui luure paljastas Iraani meeleheitliku vandenõu presidendi perekonnaliikmete tapmiseks kättemaksuks nende langenud komandöri eest, tühistas Valge Maja ootamatult kõik sõjaväeliste puhkused ja valmistus peatselt algavaks ulatuslikuks pommitamiskampaaniaks. Kuid pommide langemise asemel lekkis režiimi seest, Iraani režiimist, šokeeriv rahuettepanek. Teatavasti on Iraan valmis loovutama oma kõrgelt rikastatud tuumavarud ja avama Hormuzi väina. Kuid siiski hoiatavad kriitikud Ameerika Ühendriikides, et see on lõks. Nii et täna vaatame täpselt, mis see uus kokkulepe on, miks iraanlased tähistavad ja miks inimesed Ameerika Ühendriikides tegelikult rahu pärast hoiatavad. Alustame sellest, kuidas see nädalavahetus algas, sest Washington karjus juba enne, kui ükski neist rahutingimustest avalikuks sai, et midagi on juhtumas. Esiteks jäi president Trump Valgesse Majja ja jättis perekondliku pulma vahele. Inimesed hakkasid mõtlema, mida see tähendab. Seejärel tuli CBS Newsi raport, et USA sõjaväelaste puhkused tühistati mälestuspäeva nädalavahetuseks. Tõenäoliselt valmistus USA sõjaliseks tegevuseks. Samuti tulid Pentagonist teated, et rünnakuplaanid olid ettevalmistamisel, et anda presidendile rohkem valikuvõimalusi juhuks, kui kokkulepet ei saavutata. Ja siis reedel tuli uudis, et Iraan oli aktiivselt üritanud Trumpi pereliikmeid tappa. See oli kättemaks Trumpi poolt Qasem Soleimani tapmise eest. Iraani komandöri, kelle Trump tappis 2019. aastal. Kuulake seda raportit. Trump oli väidetavalt mõrvaplaani sihtmärk, mille taga oli kahtlustatav terrorist, kes kuulus Iraani islamirevolutsioonilise kaardiväe koosseisu. Eelmisel nädalal vahistatud väljaõppinud Iraagi kodanik olevat andnud lubaduse tappa Ivanka ning tal oli tema Florida koduplaan. See oli vastuseks Iraani sõjaväejuhi Qasem Soleimani tapmisele, kusjuures üks allikas ütles New York Postile, et kahtlusalune ütles järgmist. Me peame tapma Ivanka, et põletada Trumpi maja maha, nii nagu tema põletas meie maja maha. Justiitsministeeriumi andmetel on terrori kahtlusalune olnud mitmete USA ja juudi sihtmärkide rünnakute taga. Ta arreteeriti ja toodi Ameerika Ühendriikidesse, et talle esitataks mitu terrorismiga seotud süüdistust. Üks inimene on surnud ja... See ongi taust. Maailm valmistus uuteks rünnakuteks, kuid selle asemel kuulsime eile, laupäeval, 3 Iraani ametnikult sisuliselt kinnitust, et on olemas kokkulepe, mida keegi ei oodanud. Ja selle kokkuleppe üksikasju pole samuti keegi kinnitanud. Nüüd, enne kui me kõigisse nendesse üksikasjadesse laskume, peame kõigepealt mõistma, et kõik need detailid, mida me kuuleme, tulevad Teheranist. See on oluline, sest Iraan tahab kontrollida narratiivi ja Valge Maja laseb neil seda teha, sest Valge Majalt me tegelikult midagi ei kuule. Nii et kui te kuulete kõiki neid termineid, pidage meeles, et Iraanil on pikk valetamise ajalugu ja nad valetavad palju. Tegelikult on see kanal üksi saanud miljoneid vaatamisi lühivideotele, kus lükatakse ümber Iraani valesid, Iraani valeinfot ja tehisintellekti abil loodud pilte, mida nad avaldavad, et näidata, nagu nad võidaksid. Aga asi on selles, et ma oleksin selle lihtsalt tähelepanuta jätnud. Tegelikult jätan ma tähelepanuta palju asju, mida Iraani meedia avaldab. Aga seekord räägivad sellest kokkuleppest avalikult endised valitsusametnikud, ametis olevad senaatorid ja teised poliitikud. Nii et sellel lekkel on kindlasti tõepõhi all. Me ei tea, kas see on kogu lugu või ainult osa sellest. Aga kõigepealt vaatame tingimusi ja siis räägime, mida see tähendab. Kuid siiski, läheme detailidesse. Esiteks kinnitas president Trump ise, et läbirääkimised toimuvad. Truth Socialis ütles ta, et on rääkinud peaaegu kõigi Lähis-Ida juhtidega ning et kokkulepe on suures osas läbi räägitud, ootab vaid lõplikku kinnitamist Ameerika Ühendriikide ja Iraani Islaamivabariigi vahel. See võib olla oluline. Trump pole kunagi varem nimetanud Iraani Islaamivabariigiks. Tavaliselt nimetas ta neid terroristlikuks režiimiks või Iraani režiimiks. Aga seekord tundub, et ta kasutab veidi ametlikumat keelt. Nii et võib-olla on kokkuleppe lähedal. Või võib-olla ma lihtsalt mõtlen üle. Mul on kombeks seda teha. Aga siiski, see on esimene kord, kui Trump kasutab Iraani kohta ametlikku keelt. Seetõttu arvasin, et tasub sellele tähelepanu juhtida. Pärast seda avaldust kinnitasid nii New York Times kui ka Wall Street Journal, et laheriikide juhid, eriti Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhid, survestasid Washingtoni mingisuguse kokkuleppe sõlmimiseks, sest nad ei taha, et sõda uuesti algaks. Lahepiirkond pidi just üle elama 2 kuud, mille jooksul rakette tõrjuti, nende tuumarajatisi rünnati droonidega ja nende naftataristu pandi põlema.
Nad tahavad selle verejooksu lõpetada ja soovivad, et Hormuzi väin taas avaneks. Vaatame nüüd seda kokkulepet, mille nimel nad survet avaldavad. Siin on üksikasjad, vaata järgi. 3 Iraani ametniku sõnul on Iraan nõustunud vastastikuse mõistmise memorandumiga, mis peataks kogu sõjategevuse, sealhulgas Liibanonis, ja avaks uuesti Hormuzi väina. Vastutasuks tühistatakse USA mereblokaad. Kaubanduslik liiklus hakkab vabalt liikuma. Iraan on samuti nõustunud mitte kehtestama transiiditasu. Ja mis kõige olulisem, tuumaküsimus. Kogu selle sõja algpõhjus lükatakse edasi järgnevatele läbirääkimistele, mis toimuvad 30–60 päeva jooksul pärast selle vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist. Ja lisaks kõigele sellele ütleb Iraan, et nad saavad pärast selle kokkuleppe sõlmimist tagasi $25 miljardit külmutatud Iraani varasid, mis vabastatakse Islamivabariigile. Need on siis tingimused, mille Iraan ütleb, et see kokkulepe sisaldab. Ja kui see on tõsi, siis on see päris piinlik, sest mõelge ise, ainus asi, millest Iraan tegelikult loobub, on Hormuzi väin. Nad avavad selle uuesti, nad lõpetavad oma terrorirünnakud ja vastutasuks saab Iraan sanktsioonide leevendust. Samuti saab ta $25 miljardit ja mis kõige parem, nad ei pea praegu tuumaküsimustes tegelikult üldse läbi rääkima. Muidugi, see info tuleb Iraanist, nii et see ei pruugi palju tähendada, aga oluline on see, et Iraani ametnikud hakkasid väga kiiresti ja avalikult tähistama. Vaadake ise. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja postitas selle avalduse ja see oli tegelikult ainus ametlik avaldus, mis laupäeval välja tuli. Postituses on kirjas: Rooma meelest oli Rooma vaieldamatu maailma keskpunkt. Kuid iraanlased purustasid selle illusiooni, kui Marcus Julius Philippus marssis idasse Pärsia vastu. Sõjakäik ei toonud Roomale võitu. See lõppes rahuga, mis sõlmiti Sanhedrini tingimustel. Keiser pidi sellega leppima. Ma arvan, et see oli tema kaudne viis öelda, et rahuleping on tulemas. Aga siin on, mis on huvitav. Pilt räägib hoopis millesti muust. Pilt räägib tegelikult sõjast, mis toimus aastal 260 Peegrä-Kröö, samal ajal kui tekst räägib sõjast, mis toimus umbes 16 aastat varem. See on oluline, sest pilt räägib Iraani vastase lüüa saamisest, samal ajal kui tekst räägib lihtsalt läbiräägitud kokkuleppest. Nii et Iraan saadab sisuliselt kahetisi sõnumeid, väites, et nad võitsid sõja, kuigi tegelikkuses ei saaks see tõest kaugemal olla. Aga enne kui läheme USA poolelt saadud detailide juurde, vaatame, kuidas mõned inimesed sellele reageerisid. Vaatame Mike Pompeod, ta on endine välisminister. Ta ütles väga avalikult, et kui need tingimused on tõelised, peaks USA lihtsalt kohe sõda uuesti alustama. Pole mingit mõtet loobuda kõigest, mida USA on seni saavutanud. Siis oli meil senaator Roger Wickers, ta on relvajõudude vanem senaator. Ja ta nimetas seda kokkulepet katastroofiks, mis tühistaks kõik, mis on saavutatud operatsiooni Epic Fury käigus. Siis ütlesid sama ka senaator Lindsey Graham ja senaator Ted Cruz, korrates sama sõnumit. Siin on 2 asja, mida meeles pidada. See ongi peamine põhjus, miks ma jagan teiega Iraanist tulevaid üksikasju, sest tegelikult võib see kõik olla Iraani propaganda. Aga meil on siin Ameerika Ühendriikides mõned kõrgetasemelised ja kõrgel positsioonil ametnikud, kes võtavad seda kokkulepet väga tõsiselt. Ja võib-olla üritavad nad avalikult valitsusele survet avaldada, et midagi sellist mitte vastu võtta. Teine punkt, mida siin meeles pidada, on see, et kõigil neil senaatoritel ja teistel endistel ametnikel ei ole tõenäoliselt tegelikke üksikasju. Nad lähtuvad samadest teadetest, mida sina ja mina näeme. Nii et on suur tõenäosus, et tegelikud üksikasjad erinevad väga palju sellest, mida me loeme. Aga ma arvasin, on oluline seda jagada. Nüüd pärast seda, kui ma hakkasin seda videot salvestama, tuli tegelikult USA poolelt rohkem üksikasju välja. Vaata järgi. Keegi Valgest majast rääkis tegelikult anonüümselt New York Timesiga ja see on sama väljaanne, mis algselt avaldas selle tehingu kohta Iraani tingimused. Selle raporti kohaselt kinnitasid 2 USA ametnikku, et üheks kavandatava kokkuleppe elemendiks on Iraani ilmne kohustus loobuda oma kõrgelt rikastatud uraanivarudest. Ametnik ütles, et ettepanekus ei täpsustata, kuidas Iraan sellest loobuks, kuid üksikasjad lükatakse edasi järgmistesse läbirääkimistesse. Kuid üldine kirjalik kohustus, et Iraan nõustub uraanist loobuma, on väidetavalt raamistikus olemas. Nüüd on väga lihtne oletada, miks iraanlased ei taha, et see detail avalikuks tuleks. Sest eelmisel korral, kui nad olid millegi sellisega nõustumisele lähedal, mis oli, ma arvan, umbes 6 aega tagasi, toimusid Teheranis tegelikult protestid IRGC-meelsete jõudude ja toetajate poolt. Inimesed, kes toetavad režiimi, ei tahtnud, et Iraan loobuks uraanist. Seega on loogiline, et kui nad millegi sellisega nõustuvad, tahavad nad seda varjata. Aga see ongi põhimõtteliselt kogu lugu.
see ongi kogu lugu. Iraan ütleb avalikult, et uraani küsimust arutatakse hiljem, aga USA ametnikud ütlevad, et Iraan on juba lubanud uraanist loobuda. Loomulikult ei saa mõlemad väited tõsi olla, keegi peab valetama. Ja sõltuvalt sellest, kes valetab, võivad sellel olla suured tagajärjed. Kui Iraan valetab lihtsalt selleks, et kodupubliku ees tugevamana paista, siis see on hallatav ja tõenäoliselt ei huvita see USA'd eriti. Kokkulepe ilmselt toimib. Aga kui USA ametnikud üritavad näidata kokkulepet tugevamana, kui see tegelikult on, siis sellel on suured tagajärjed, mitte ainult riigisiseselt, sest vahevalimised on tulemas, vaid ka rahvusvaheliselt. Sest paljud liitlased, kes sõltuvad Ameerika Ühendriikidest, pööravad tõenäoliselt tähelepanu sellele, mida USA praegu teeb. Ja just kui sellest kõigest veel ei piisaks, tuleb ka Pakistani peaministrilt avaldus. Ja see avaldus ütleb sisuliselt, et seni pole mingit kokkulepet. Ja oluline on meeles pidada, et Pakistan on peamine vahendaja Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ja on palju inimesi, kes kritiseerivad Pakistani selle eest, et ta pole vahendajana hakkama saanud. Aga pidage meeles, vahendamine on väga raske töö. USA proovis vahendada rahulepet Ukraina ja Venemaa vahel ja me ei jõudnud kuhugi. Nii et isegi kui Pakistan ei suuda, teate küll, tagada nende läbirääkimiste õnnestumist, siis see ongi tegelikult ootuspärane. Üks asi, mida USA kindlasti ei taha, on see, et Pakistan tegutseks Iraani agendina, nagu Oman tegi enne selle sõja algust. See oleks isegi hullem kui see, et Pakistan läbirääkimistel läbi kukub. Aga vaatame siiski seda avaldust. Ma õnnitlen president Trumpi tema erakordsete pingutuste eest rahu nimel ning õnnitlen teda tänase väga kasuliku ja tulemusliku telefonikõne puhul. Feldmarshal Said Azim Munir esindas Pakistanit sellel kõnel ning ma hindan väga tema väsimatuid pingutusi. Arutelud pakkusid kasuliku võimaluse vahetada arvamusi praeguse piirkondliku olukorra üle ning selle üle, kuidas edendada käimasolevaid rahupingutusi, et tuua piirkonda püsiv rahu. Pakistan jätkab oma rahupingutusi suurima siirusega ja loodab peagi järgmise kõneluste vooru võõrustada. Sellist avaldust lugedes ja muidugi ka teisi avaldusi, mida Pakistan on varem teinud, tekib mul mõnikord tunne, et Pakistan keskendub rohkem sellele, et mingid rahukõnelused toimuksid Islamabadis, ilmselt sellepärast, et neile meeldib kogu see tähelepanu. Viimati, kui meil oli rahukõnelus või rahukohtumine Islamabadis, jälgis kogu maailm seda linna, nii et nad tõesti tahavad, et see korduks. Aga see pole tegelikult suur asi, kui nad vaid edu saavutavad. See ongi kõik, mis mul teile öelda on. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi. Aega, mil 19. sajandil valitses Iraanis Katsaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis? Täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatel linkidel või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani ehk videol, mis on sinu ekraanil.